kurat, on ikka amatöör. Ise käib, sõidab, tal on õpilane kaasas, õpetab ja puha. Ja siis tuleb, paneb ise auto rampasse. No vaadake nüüd häbematust. Kurat, no nagu pesuehtne amatöör pani auto rampasse, ratas välja keeratud asendis. No on ikka mölakas küll, ma ei oska midagi öelda. Ma ei tea, kuidas sihukesed inimesed saavad teisi õpetada sõitma. Lausa häbiväärne lugu küll. Uudiste saate järel tööpäeviti laiendame aktuaalseid uudisteemasid pikemate, põhjalikumate intervjuude ja kommentaaride vormis. Uudistest juba kuulsite, et valitsus taotleb Euroopa Liidu palkade läbipaistvuse direktiivi jõustumise edasi lükkamist ja ümbertegemist. Ametiühingu vaadet küsin õige pea Kaia Vatt. Algus oli päris palju töötav. Võt, kuri vaim amatööri, tead. Ei oska autot parkida, tead. Niimoodi mõtlesin, et natukene teen videot, et näed, hakkan koju jõudma, et võistes panin siin kaamera nüüd tööle. Et tänan teid kõiki, et te nii palju vaadanud olete ja kommenteerinud ja värkid. Eks ma kommentaaride juurde jõuan. Ma natuke tahan nende kohta öelda. Et kuidas nüüd Allani läheb, tahaksite ka teada. Ma ei teagi, kuidas on. Siin oli korra plaan, et ta oleks pidanud teisipäeval minema üksinda Poola. Aga see plaan mängiti ringi, nii et nii palju kui mina tean, täna on neljapäev, et ta peaks täna minema siis kodust välja ja läheb Rodomskasse vist. Et seal peab Haagise vahetama, et sedasi üksinda minna, siuke lihtne variant, et viia teisele autole Haagis ette, et seal üks kolleeg tahab nagu vist teise rütmi saada ja siis teeb nagu sedasi reisi, et tuuakse talle uus käru ette. Vist kuidagi niimoodi, aga ma ei ole täpselt kursis. Eks seda hiljem kuuleb ja näeb. Hakkan koju, et ilm läheb nii keemaks, vaja veel minna, äkki ma seda filmin ka. Et vahepeal, kui ma ise Itaaliast käisin, ma ei tea, kes kus kuhu sõitis pihta, aga üks polirapats on küljest ära, aga noh, see on nii nagu rampad ees, need kui on seal need suured jämedad torud pandud, kui vahele pead sõitma, seal on ilmselt sinna vastu sõidetud, siis kisub kohe küljest ära. Ja no nüüd mul on, ma olen Üntalisse sinna, seal pannakse külge, et muidu oleks saanud ise ka panna, aga mul ei ole trelli, et tuleb uued augud teha, et teised augud on küljest ära tõmmanud. Et siuke teema. Aga mis kommentaarisse puutub? Tore, kõik kommenteerivad, ilus tore. Aga näiteks praegu ka mul jalg on armaturi peal, siin ühele videole pandud, et ai, jumal, kus nüüd koolitab ja tuleb järgmine juht, kes sõidab ja jalg on aknab ja no ma tõesti ei tea, kes see inimene on, aga ma tõsiselt arvan, et ise ta ei ole rekkaga sõitnud ühtegi meetrit ka mitte. Et kui siukest, no pehmo siukest juttu kirjutama hakata seal ja issand, kui avarii on ja siis on liiges, puusaliigesest kuskil midagi väljas ja siis on kõik perses ja värk ja ütleme niimoodi, et eks avariisid ikka juhtub, aga sõita tuleb nii, et ei juhtuks. Ja ütleme niimoodi, et see ongi see sama teema, mis ma räägin. Ei ole vaja see auto ette vahtida. Kui sa vahid see samma auto ette, siis ongi niimoodi, et kui midagi juhtub, siis ongi kõik käib nii kiiresti. Selleks tulebki vaadata sinna kaugele ette. Siis sa saad aimduse, kas midagi saab valesti minna või ei saa. Kui asi läheb nagu väga, vaatad, et siin on siuke väga kahtlane teema, võtadki jala, tõstad siia alla ja oledki nagu õige mees jälle. Nii et selles mõttes siukest kiunu
ei, ma saan aru, ega see tihtilugu meil siin eestlastel on see teema, et kiunu tuleb tekitada kiunu pärast. Ja siis osadel on selline vajadus näidata, kui väga, et nad on nii seaduse kuulekad ja bla, 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 bla. Ma ei ütle, et peab nüüd õud ja vingelt kogu aeg ongi asja põhimõte see, et tuleb seaduseid rikkuda. Ei ole, aga olgem ausad, tihtilugu on kõik võimalikke piiranguid ja märke topitakse niimoodi, et keegi topib neid ka lihtsalt toppimise pärast. Et õigustada oma ametikohta. Ütleme, kui sa vaatad loogiliselt, siis sa ei näe ühtegi põhjust näiteks, miks see 70 märgi piirang peaks olema. Tihtilugu on niimoodi, lihtsalt lambist on pandud 70, ei ole mingit ristmikut tulekul, midagi ei ole. Nagu ei oleks nagu üldse põhjust, aga lihtsalt on pandud märk. Ja eks on see, nagu meil on seda korruptsiooni palju ja on vaja, et keegi neid märke toodaks ja kellelegi tuleb tööd tekitada kogu aeg. Niimoodi kunstlikult. Ja see on jälle siuke teema, kui ma siukest asjast räägin, siis tuleb kindla peale jälle siukest ilget ala, et ui jumal, mida sa teed ja bla, 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 bla. Ütleme niimoodi, ega ma ei ole ka selles mõttes mingi paberitega koolitaja. Mina lihtsalt oma kogemuse pealt ja niimoodi, kui anda inimestele antakse võimalus, et kes alles on autokoolist tulnud, et lihtsalt, kellel ei ole kõrna aimu, mis see töö endast kujutab, siis tulebki anda võimalus. Muidu on niimoodi, et igal pool öeldakse, et kurat, küll teen load ära, tahan tööle minna, aga nagu küsitakse igal pool kogemust ei ole ja siis ei võeta ja mõned firmad muidugi võtavad. Keegi ka siin selle kohta kommenteeris, kirjutas seal, aga see ongi selle, sa võtad oma riisiku, kui siin Eestis sees sõita, okei, siin ei ole hullu, kõik on oma keeles siin ajada asjad ja saad hakkama, ei ole need asjad nii, aga ongi väga hea, kui saad algul võimaluse Eestis harjutada sees. Siis sa elad sellesse süsteemi rutiini sisse ja edasi ei ole enam probleemi. Ongi niimoodi, et pannakse rooli ja öeldakse, et mine sinna Saksamaale ja ongi asi mutt ja vaatad. Ma ise mäletan väga hästi, kuidas mina esimest reisi Saksamaale läksin. Et seal oli ka niimoodi, et okei, ma olin Venemaal käinud, aga umbes hommikul öeldi, mine võta pesulast auto, et seal meest on pesus, et mine võtad tema käest auto ja homme lähed laadima ja lähed Saksamaale. Ma ütlesin, kuule, et küsisin, see oli veel piiride aeg ja küsin, oota, äkki keegi räägib, seletab, kuidas need asjad seal käivad ja värki. Öeldi väga lihtsalt, ei ole midagi. Samamoodi nagu Moskvas sõitsid, nüüd sõidad teisele poole, et ära põed. No ja nii oligi, lähed ja siis ei olnud ja ei mingit navis, midagi kaarti järgi sõidad ja ei olnud siukest ka kogemust ja selle asjaga ongi nii, mõni ujub välja, mõni ei uju välja. Ja kui on võimalus niimoodi, siis kõiki riske saab ju maandada. Et ei tasu ju võtta niimoodi, et ehku peale ja vaad, ütleme, kaup maksab palju ja autod maksavad palju ja ei ole niimoodi, et ütled mine ja pärast siis laiutad käsi, näed, et kaup keerati tuksi või auto lõhuti ära või värki, et ega päris otse autokoolist tuli ja ega tal ei ole lihtne niimoodi ja liiklused igal pool erinevad ja ma ütlen, mina olen nõu ja jõuga olnud oma kogemuse pealt. Sest on ju, olgem ausad, on ju autokoole selliseid ka, et umbes, et neil ongi eesmärk raha kätte saavad, iga asja pealt hoitakse kokku ja öeldakse kõige tähtsam, teed eksami ära, sõitma õpid siis, kui pärast tööle lähed. No ütleme niimoodi, et tere lill, et ma saan aru, et kõik igal pool ökonoomitavad, aga päris siukese suhtumisega ei saa ka, ütleme, juhte õpetada. Et näiteks siuksed kiun kommenteerijad, nad võiksid seda teemat ka siis kommenteerida, et kas see on väga okei, et kui siuke suur rekka tuleb liikluses täismassiga 40 tonni ja siin roolis istub selline noor juht, kellel ei ole mitte mingisugust kogemust. Ja paned nüüd selles situatsiooni, et
sina sõidad siin väikse autoga ja kui seal noorel juhil läheb midagi valesti ja siis sa peaksid temaga kokku trehvama, siis on ikka väga hapu küll, on ju. Niimoodi, et siin ärge saage nüüd valesti aru, et ma ütleks, kõik, kes saavad load kätte ja noored juhid ongi siuksed äpud ja peab. Ei pea, ongi, et tuled autokoolist ja kõik. Aga meil firmas näiteks, kui siukese asja peal, kui on võimalik niimoodi, et me siiski päris niimoodi ei viska, ütleme, kuidas see on, et ei viska vette niimoodi, et davai, et vaatame, kas ujud välja või mitte, sest seda, kui kannatab kõikvõimalikke riske maandada, siis seda tuleb teha. Et ma arvan, et enamalt jaolt on kõik nõus. Kuule, et ilm on nii kusi. Aga ma loodan, et mul kodus on ilus. Pärnu on siin mere ääres, et siin äkki on nii, aga lähen täna koju. Homme lähen peale lõunat, lähen ka vahetan väiksel autol rehvid ära ja õli ära vahetada ja nüüd teen väikese remondi seal autole, tehakse ära see lapats, pannakse külge ja siis panen auto ära, siis lähen siin Pärnust Flexoilist, lähen ostan õli. Ja õlifilter vaja osta. Ja siis peaks, ma arvan, tänaseks olema tore. Vaatan, kui kodus on ilm ilus okei on, siis lähen vaatan, katsun oma toonekurgesid ka seal filmida meil Järvakandis, et kuidas on, et ma ei ole paarilist veel filmi peale saanud, et seal inimesed räägivad, tal paariline olla küll, aga mina nagu eelmine nädal ka käisin filmimas, ei olnud ja siis ma paningi ainult muusika taustaks, et ei olnud midagi lopisida seal ka suurelt laialt. Ja videot tuleb mul veel teha täna kodus, on siin oma seda väikest ralli teemalist värki ka vaja Horvaatia ralli kokku võtta ja aga ma mõtlengi, et teen 2 ühes, et üksiti räägin siis sellest Kanaaria rallist ka, et eelmisest aastast mul on meeles, et oli ikka igav küll, ikka jumala jama, ei meeldi mulle asfalt. Ütleme niimoodi, asfaldirallidest ongi, Horvaatia ralli on niisugune ainukene, mis mulle tegelikult meeldib, et on jumala äge. Just selleks, et seal on olud niivõrd siuksed massa miinus, ütleme, rada on just nagu rallikrossi oma. Et asfalt ja kruus ja kõik läbi segi. Aga jah, siuke see ilm on, kurat on ikka jama küll, mis see näitab 6 kraadi või 8 kraadi. Et eks siin läheb ka nüüd niimoodi, et selle video üles panen siis, et sõitmise pilt peale jääks, et siis ma nagu lõikama ei hakkagi, need kohad, kus ma ei lobise, need panen lihtsalt kiiresti käima, et Hüntalisse lähen, vaatan, võib-olla ma seal filmin ka natuke juurde, veel lobisen, aga võib-olla mitte, aga Hüntalisse sõidan ära nii kaua kaamera, lasen käia. Kõik see aeg ma ei lobise. Nägid, kuri vaim lõi punase tule ette. Seekord on päris raske koorem peal ja käru on täis ka. Täiega 20 senti vist taha jäi. Aga noh, näed, kompuutri järgi 2400 läinud. Et ma olen peaaegu tubli olnud. Kurat, eile Leedus sõitsid seal, keda näi ja pane veesise vahel. Ma olen seal varem ka niimoodi näinud, aga no nagu siin on aed on
aiad ette pandud just nagu metsloomade pärast, seal on ka täiesti eemal aed ees, aga ma ei saa aru, kus kuri vaim kohast oli tulnud, pimedas sõidan, vaatan mingi suur kogu, kurat, põder. Ja põder ei olnud mitte seal teispool aeda, vaid põder oli siin tee ja aia vahel ja ta vaeseke otsis teed, et metsa tagasi saada. Ja et ma ei kujutagi ette, kuidas ta siia saanud oli. Loodetavasti ta ikkagi lõpuks leidis tee metsa tagasi, et muidu seal ta siukse koha peal oli, kui kavatseb seal kuskil tee peale tulla, siis jääb totsina alla. Seal pärast edasi sõitsin, siis nägin, et oli siuke värava koht nagu, et äkki sealt tulnud, aga no kurat, põdral küll on aju väga pisik ja kurat, kas ta saab nii loll olla, et ta siis ei oska samast kohast tagasi minna. See oli üks 300-400 meetrit sealt eemal, aga ta nagu sinna poole üldse ei tikkunudki. Ja Lätis Adasis magasin Adasi auto ohvis seal. Seal mulle nüüd täitsa meeldib, seal on kõik ilus asfaltplats ja arendavad teevad, muidu oli kruusane ja porine, aga nüüd on hea asfaltplats ja mis seal hea on? Seal on hea see, et parkla raha maksad, aga dušš on tasuta, et on midagi, mis mõnes kohas on niimoodi, et maksad kurat parklas sama raha, ainult kasi duši alla tahad, siis mine maksa veel ja parklas ei küsita vähe, kurat, terve 10 euri küsitakse. Aga siin, ütleme seal Leedu poole pealt tuled siis Pauskasse autoofi moodi asi, seal võtavad ka 10 euri, aga duši alla tahad minna, duši pead veel eraldi maksma, no mida kurat. 10 euri on juba niigi kõvasti. Aga jaa, sain sõitma hakatud seal Adasis, kus tulema, et kui seal üle jõe sõita, seal ma panin seal miljoniga, 70 märk ja puha ja panin miljoni, jumal õnn, üks tuli vastu, vilgutas seal parkla koha peal, seal oli kuradi arpjalg maas on ja see on maa võtta, tead. Ma ei tea, mis ma mõtlesin, nägin küll 70 märk, mõtlesin, kurat, mis see on, siis panen miljoniga edasi. Ja jumal õnn, et vilgus maaks, muidu panen niimoodi kaamerasse sinna 90-ga, et ma hakkas oma sündimist kahetsema hakanud. Lätis on trahvid nii kõvad. See oli nüüd pahasti natukene, aga ütleme ökoloogia suhtes on jama, et vaata pidurda ei hakka jälle hoogu võtma ja siis tekib CO2 rohkem niimoodi, et vabandan juba ette, et ei ole vaja siin hakata hädaldama jälle, näeb punasega panid üle tee. Tõesti ei tahtnud enam pidurdada sellepärast, et kurat hoog üleval ja puha, et ei ole häda midagi. Ei kiida heaks, aga hetke situatsioonis oli see minu arust parem valik.
no nüüd läheb jälle punaseks, nüüd ma punasega läbi ei pane. Nüüd mõni ütleb, et kehva ajastus oleks pidanud laskma rohkem veereda nägu ja oli ja niimoodi. Siin küttehinnad sedasi ja siin keegi, et lätlased langetasid ja puha ja aksiisi ja bla bla bla. Aga ma pean tunnistama, et vähemalt täna vaatasin Lätis hindasi, siis ma pean ütlema, et meil Eesti postihinnad on odavamad kui Läti omad. Kui lätlased lasidki aksiisi kütuse pealt alla, siis on nendel ikkagi kütus kallim kui meil. Siin on 1,85 diisel, aga Lätis oli 2,08 täna hommikul veel. Näiteks siin see 50 elektrooniline märk põles. Ma ei saa aru, mis selle asja põhjendus oleks. Et ristmik, aga no ristmik on valgusfooriga, milles küsimus. Aga no tihti, nagu iga asjaga meil siin on, et kõik asjad tahetakse niimoodi üle reguleerida, et kohe paha hakkab, ütleme, olgem ausad. Siin Üntalisse praegu lähen,
kellel vaja on seal haagist teinekord remontida või tenti parandada, siis nad siukseid asju teevad ja seal võib-olla, kes päris ametlikes servistes käia ei taha, seal piduriklotse vahetada, õlivahetused ja seal saab teha. Meil enne oma firmal ka, kui meil omal platsi on, siis me rentisime nende käest seal nagu parklat või parkimist. Et siis meil firma autod seisid seal Ünteli õue peal. Aga nüüd on meil oma plats ja nagu igal endast lugupidaval firmal. See, mis siin Sauga ringi peal, see Alexela tankla on, et see on siin sellepärast hea, ma pärast peangi sealt läbi minema, et seal on pangaautomaat ka, et on sularaha vaja, et siis on alati jumala mõnus, et sest okei, siin on näiteks seal Circle K-s oli, seal on minu arust on pangaautomaat, aga ütleme, igale poole sa rekkaga ei saa niimoodi ligi, et just nagu parklad on, et tankida, aga seal ei ole tavaliselt niimoodi ruumi, et sa pargid ja lähed ja võtad, aga siin on selles mõttes väga okei. See tikupoisi oma. Kahe kilomeetri pärast on 8 tonni märk, vaata siis nüüd. Ja videot vaatate ka, siis pange ikka kommentaari ja värki ja näiteks ma olen seda varemgi ütlen jälle veel kord. Kui on kellelgi mõte näiteks, et mingisugust teemat, mida ma võiksin oma videos rääkida, siis kirjutagegi, et näiteks tee video sellest, räägi sellest, et siis on mul ka tore ja lihtsam. Sest ma muidugi, kui mul alati videot teen, ega mul ei ole kunagi mingit plaani, et ma improviseerin kogu aeg. Nii et oksti ei olegi ammu siin Üntelis käinud, vanasti ma ütlen, et iga reis algas siit ja iga reis lõppes siin. Niimoodi, hopsti, opa, näete. Praegu ka siin hoitakse autos puha. Või see on jumal küll, näete siis. Oi. Huvitav, kas see on ka meie auto seal mingi või? See ei ole meie oma. Seal tehakse ka kellegi remonti, aga kas ma tõukan tagasi otsaga ka siia ette ja nii ta lähebki meil. See suur angaar, siin hoitakse purjekaid ja asju, talveks ja kaatrid ja värgid, et on talveks siia pandud varju alla. Et siin on, näed, seisab auto ja Eesti number ja Läti lipp akna peal. Paistab, et Läti juht ka, nimi on Normis. Normis on täitsa Normis, ütleme niimoodi. Ma ei tea, mind pidi oodatama, aga mis nad siin nüüd teevad siis?
juhi pool on, ma panen sinna nii lähedale, et siis ta saab sealt ukse vahelt tulla, sest ega siin midagi ilmselt ei ole, siin käib ka nips-naks, puurib mõned augud, keerab mõned kruvid ja polilapatsi ma annan talle, mida panna, et uus polilapats on. Nüüd ma pean Kalle mehe moodi vaatama, kui see uks lahti, ma vastu ust ei pane. Okei. Vot niimoodi. Selleks korraks siis hea küll. Vaatame, et ma õues ka filmin natuke, et tõmban pusa selga ja nii ongi. No näete, see asi tuleb sinna külge panna. Mõni ütleb nüüd, kas ei saa ise pandud? Ei saa ja ma peaksin muidu, ja ma oleks saanud järgmine kord panna, kui ma koju tulen. Ma pean kodust ise oma akutrelli kaasa võtma, mis uued augud tuleb teha, näed. Siin on sõidetud vastu seda, mis need suured torud on rampad ees. Siin on sellega sinna vastu sõidetud, siis tõmbab kohe plõks küljest ära. See on selle reisi ajal tehtud, siis kui ma Itaalias käisin. Et niimoodi on. Nii et kui sõidate, siis ärge pange autot sinna vastu neid torusid. Ajage ikka ilusti torude vahele.